Selles videos tutvustame, kuidas viia läbi taotluse menetlust. Taotluse menetluse läbiviimiseks liigu esmalt töölauale, valides vasakul pool menüüst olev nupp töölaud ja siis vahelehele Minu menetlused. Minu menetluste vahelehel kuvatakse esmalt minu vastutusel olevad menetlused. Vajadusel saab selle tabeli voltida ja liikuda järgmise vahetabeli juurde. Teises tabelis kuvatakse minule kommenteerimiseks saadetud menetlused. Vajadusel saab ka selle miinusmärgist kokku voltida. Kolmandas tabelis kuvatakse asutusele saabunud dokumendid. Saabunud dokumendiga tutvumiseks tuleb esmalt vajutada dokumendi numbrile ja programm avab saabunud dokumendi. Esitatud dokumendi esimesel lehel kuvatakse taotlusega esitatud ehitiste andmed. Ehitiste andmestiku saab kokku voltida miinusmärgile vajutades ja kõik andmed lähevad koos peitu. Avamiseks tuleb vajutada plussmärgile ja kõik andmestik on näha. Vajadusel saab kõiki andmestike blokke ükshaaval ka sulgeda, vajutades miinusele, et sulgeda ja plussile, et avada. Ehitise andmestikus kuvatakse kõik andmed ühel vaatel. Ehitustegevuse info, ehitise üldinfo, siis on ehitise kasutamise otstarbed, ehitise mõõtmed, ehitise konstruktsioonid ja materjalid, ehitise tehnilised näitajad, ehitise asukoht, ehitise koordinaadid, ehitise kuju aadress, mis viisil kuju on moodustatud ja milline on geomeetria tüüp, ADS-iga seotud informatsioon. Kuju alla kuvatakse hooneosade nimekiri, millistest ruumidest see hoone koosneb, kas eluruumidest ja või mitteeluruumidest. Hooneosade nimekirja tabeli vaatamiseks saab kasutada alljoonel olevaid liugureid. Et näha, kas siis ehitise osa on näiteks likvideeritud või on midagi uut lisatud ja millised need uued andmed on, saab neid võrrelda. Ja kõik alumises plokis kuvatakse selle ehitise kuju alla jäävat katastriüksust. Kui ehitis ulatub üle mitme katastriüksuse, kuvatakse kõik need kuju alla jäävad katastriüksused siia tabelisse. Kui kõik need andmed on üle vaadatud, saab kõik ehitise andmed kompaktseks kokku voltida. Vahelehel isikud saab tutvuda ehitusloa taotlusega või ehitusteatisega seotud isikute andmeid ja nendele isikutele antud rolle. Dokumentide vahelehel saab tutvuda ehitusprojektiga, mis taotlusega kaasa pandi, vajadusel kas fail alla laadida või siis allkirjastatud projekti vastavalt siis tabelist või tabeli all olevalt nupult. Veel saab vaadata ehitusloa või ehitusteatise juurde lisatud dokumente, lisadokumentide plokist, kui need siin on, siis saab ka neid alla laadida. Veel kuvatakse siia energiamärgise info, plussmärgile vajutades avatakse lisarida, kust saab minna vaatama lisatud energiamärgist. Energiamärgise teatise numbrile vajutades avatakse vastavalt siis energiamärgise teatise vaade. Ehitisregistriga seotud dokumentide loetelu on täidetud, kui tegemist on ehitisregistris olemasoleva ehitisega.
ehitise andmeid saab vaatama minna kas ehitise dokumendinumbrile vajutades või dokumendiga seotud ehitisregistri koodile vajutades ja avatakse siis vastavalt kas dokumendi vaade või selle ehitise kehtivate andmete vaade. Vajadusel saab ka dokumente siit otse alla laadida. Vahelehel kokkuvõte. Kuvatakse taotluse kokkuvõte. Kui tegemist on ehitusloa taotlusega ja on arvutatud ka riigilõiv, siis kuvatakse siia ka riigilõivu infot. Menetlusse võtmiseks tuleb vajutada nupule Võtan menetlusse. Nupule vajutamise järgselt kuvatakse menetleja valimise aken. Menetleja saab võtta kas enda nimele, see, kes on dokumendi avanud, või saab suunata selle teatise või taotluse menetlusse ka kolleegile, sõltuvalt sellest, kuidas dokumentide jaotus selles asutuses on korraldatud. Nimele vajutades, ripploendile vajutades saab valida siis kas kolleegi nime, vaatame, et ma võtan siin Anneli, ja siis Võtan menetlusse nupule vajutades liigub see dokument Anneli töölauale. Oletame, et hetkel võtan selle enda menetlusse. Valin ennast, võtan menetlusse. Nii. Hetkel programm avab minu vastutusel oleva töölaua ja minu vastutusel olevast tabelist saab selle menetluse avada. Vaatan menetlust, menetluse numbrile vajutades. Nii. Menetluse avades kuvatakse mõnevõrra rohkem vahelehti, kui taotluse peal algselt on. Menetlusega seotud vahelehed on üldandmed, toimingud, märkmik ja sisekommentaarid. Ja taotlusega seotud vahelehed on ehitised, isikud ja dokumendid. Üldandmete vahelehel on esmalt ajajoon. Ajajoonele tekivad kuupäevad vastavalt tehtud toimingute järgi, millal taotlus esitati, millal menetleja märgiti, kui on kooskõlastamiseks saadetud, siis tekib siia ka see märge. Menetluse kokkuvõtte plokis kuvatakse menetluse seisundit, menetluse aluseks olevat dokumenti, seda saab alla laadida PDF-ina. Menetluse nimetust saab määrata ja hiljem ka muuta, vajutades pliiatsi nupule. Oletame, et see on KOV-i tähtis objekt. Nime kirjutamise järel vajutan nupule Salvestan. Kui on vaja muuta, siis jälle pliiatsile vajutades saab seda muuta. Paneme siia number 2 juurde, Salvestan. Ja nüüd muutus selle menetluse nimetus. Veel kuvatakse menetluse tähtaega ja menetluse menetlejad. Juhul, kui kolleeg puhkab, saab teine menetleja võtta menetluse üle või siis vajadusel saan mina anda oma menetluse oma kolleegile, näiteks kui ma lähen puhkusele või lahkun töölt, siis ma saan oma kõik menetlused anda kolleegile üle menetlemiseks. Seotud ehitiste plokis kuvatakse taotlusega esitatud ehitiste loetelu, selle ehitustegevust, tähtaega, kas tegemist on loa või teatise kohustusliku tegevusega, ehitise nimetust ja aadressi, katastri tunnust, vajadusel saab katastriüksusele klikkides Maa-ameti kaardilt vaadata katastriüksuse täpsemat infot. Menetlusdokumentide plokki kuvatakse kõiki menetluse käigus tekkinud dokumente, sealhulgas ka teatiste või taotluste versioone ja vajadusel saab neid siis ka alla laadida
ja omavahel siis võrrelda käsitsi. Teavituste plokki kuvatakse kõik menetluse käigus saadetavad teavitused. Menetluse vaates jooksvalt on alumine plokk nuppude jaoks, mida menetluse käigus saab siis jooksvalt kasutada. Vahelehel ehitised, siis taotlusega esitatud ehitiste info saab voltida kokku ja uuesti avada. Isikute vahelehekülg. Siin saab ka isiku pädevust kontrollida. Siis dokumentide vahelehel dokumendid. Toimingute vahelehel saab teha toiminguid. Märkmikus saab kirjutada menetleja enda tarbeks märkmeid. Märkmeid näeb ainult see, kes on üldandmete lehel menetlejaks märgitud. Kui menetleja vahetub, siis uus menetleja näeb ka eelmise menetleja poolt kirjutatud märkuseid ja märkmeid. Kui on näiteks mingid menetlusega seotud protseduurilised reeglid, mida on vaja meeles pidada või on soov siis ka enda asendajale edasi anda täiendavad kooskõlastamised, vajadused või mingid muud selle taolist infot. Sisekommentaaride lehel saab lisada oma asutuse siseseid kolleege, kellele esitatud taotlus soovitakse saata arvamuse avaldamiseks. Ja nendel nuppudel on siis sellised ülesanded. Töölauale nupp viib tagasi töölauale. Tagastan läbivaatamata nupuga saab tagastada taotluse läbivaatamata. Taotluse läbivaatamata tagastamine lõpetab selle menetluse. Dokument läheb registrisse ja menetlus lõpeb ära. Kui tegemist oli loakohustusliku ehitisega dokumendiga, ehitusloa taotlus, kasutusloa taotlus, siis läbivaatamata tagastamise tegevuse valimise järgselt tuleb riigilõiv tagastada taotluse esindanud isikule. Kui nüüd seda ehitusloa või kasutusloa taotlust kohe üldse ei saa menetleda ja soovitakse see taotlus tagastada läbi vaatamata, siis selles avanevas modaalis või aknas tuleb kõigepealt valida, milline ehitis tagastatakse läbi vaatamata. Ehitisi saab tagastada ka ükshaaval läbi vaatamata. Hetkel meil ainult üks ehitis siin taotluse peal ongi, aga siis valime selle ehitise ja avanevad aknad kõigepealt siis läbivaatamata tagastamise põhjuse valimise kohta. Neid aluseid ongi 3, et kas taotlus või teatis on esitatud asutusele, kelle pädevusse ei kuulu selle menetlemine. Ekslikult on saadetud kohalikule omavalitsusele, kuid taotlust peaks menetlema näiteks Tehnilise Järelevalve Amet või vastupidi on saadetud Tehnilise Järelevalve Ametile, aga tegelikult peaks taotlust menetlema kohalik omavalitsus. Et võib-olla see üks alus. Siis selle tegevuse jaoks on esitatud vale taotluse või teatise liik või siis esitatud teatise puudused ei ole lahendatud esitatud tähtajaks. Ehk et taotlus tagastati märkuste lahendamiseks, aga taotlust ei esitatud uuesti ja märkuseid ei lahendatud ja ei esitatud uuesti. Ja siis, kui on valik tehtud, millisel alusel, oletame, et see oli siis esitatud valele asutusele, kelle pädevus ei kuulu selle menetlemine, tuleb kirjutada ka täpsustus, et oletame, et menetlema peaks TTJA. Ja tagastan valitud ehitised läbi vaatamata nupule vajutades. Taotlus tagastatakse ja menetlus lõpeb. Aga ma sellele praegu valin loobun, et näidata teisi funktsionaalsuseid. Nii. Kui teatisega on seotud ehitised, mis on teatise kohustuslikud ja need ei vaja täiendavat kontrolli, siis siia nupule vajutades
Küsitakse, millised on need teatisekohustuslikud ehitised, mis ei vaja täiendavat kontrolli ja need kantakse registrisse ja taotleja saab taotletud ehitustegevust kohe tegema hakata. Seda otsust hiljem muuta ei saa. Ja kui neid ehitisi on mitu, siis tekkivast loetelust saab valida linnukesed, millistele ehitistele täiendavat kontrolli ei teostata ja kinnitab nupule vajutades, siis need ehitised kantakse registrisse. Aga ma siin ka hetkel valikuid ei teha, et teile näidata järgmise funktsionaalsuseid. Nii. Oletame nüüd, et selle ehitisega, mis siin oli, hoone püstitamine, mis on küll teatise kohustuslik, aga ma soovin ikkagi seda kooskõlastamiseks saata näiteks Päästeametile, siis esmalt tuleb valida lisan ehitised kooskõlastusringile. See käib nüüd teatise kohustuslike ehitiste kohta. Linnukesega märgin avanevas aknas, et ma soovin selle ehitise lisada kooskõlastusringile. Valin põhjuse, miks. Siin aknas rullikuga navigeerides otsin põhjuse, et näiteks ehitis või ehitamine on vaja kooskõlastada pädeva asutusega. Teen linnukese ja valin kooskõlastusringile nupu ja see ehitis on nüüd lisatud kooskõlastusringile. Kooskõlastusringile lisatud ehitisele saab lisama hakata toiminguid. Siin saab saata kooskõlastamiseks. Valime siit kooskõlastuse täitjaks, kas Päästeamet meil siin on, Päästeameti. Valin linnukese. Panen siin testin kooskõlastamise. Kooskõlastamise põhjus siis tuleb igakordselt täita. Sõltuvalt ametist on see kooskõlastamise põhjus ka erinev. Ehitiste loetelu kuvatakse ehitised, mis selle kooskõlastuse kutsega kooskõlastajale saadetakse. Saadan nupule vajutades läheb see kooskõlastamise toimingu kutse kooskõlastajale ära. Siis saab siin saata ka arvamuse avaldajaks. Nupule vajutades avatakse vastav aken. Siit ma valin kellegi, oletame, et see ongi Hiiumaa veterinaarkeskus, kellele ma saadan. Kirjutan põhjuse. Arvamuse avaldamist. Ja jällegi kootakse ehitist ja saadan nupule vajutades läheb kutse teele. Kaasata saab ka isikuid. Esmalt tuleb sisestada meili aadress, kes menetleb või kuhu soovitakse vastuseid saada. Siis lisan isiku. Ja isikukoodi sisestamise järgselt vajutan nupule jätkan. Kaasatava isiku nimi tuuakse siia väljale. Teavitus läheb isikukood@eesti.ee aadressile. Aga kui ma tean, et ta kasutab ka mingit teist meili aadressi, võib selle siia vabalt siis kirjutada ja lisateavituse saata talle teisele meili aadressile. Kaasamise põhjuse väljale kirjutatakse, mis põhjusel see isik kaasatakse. Kaasame piirinaabriks olemise tõttu. Ja läheb jälle ehitiste loetelu, mis selle kutsega kaasa pannakse. Ja saadan nupule vajutades läheb see kaasamise kutse teele. Iga toimingu õnnestumise järel kuvatakse ka, kas see toimingu tegemine õnnestus või mitte. Mõnikord võib esineda tõrkeid, olenevalt interneti kiirusest. Kui esimene kord ebaõnnestub, tasub uuesti proovida. Ristist saab kõik need teavitused kinni panna.
Ja neid toiminguid saab siis teha nii palju, kui on vaja. Kaasamist hetkel tuleb teha ükshaaval, kooskõlastuse saab teha mitmekaupa, et oletame, et ma saadan veterinaarkeskusele, Põllumajandusametile, Lennuametile, mitmele asutusele korraga, kirjutan siia, et kooskõlastamiseks saadan nupu kaudu, siis genereeritakse korraga siis need 3 kooskõlastuse kutset korraga. Kui menetleja ise soovib ka mingi kommentaari või märkuse taotluse kohta esitada, siis toimingute lehel on nupukene lisan uue kommentaari. Sellele nupule vajutamise järgselt kuvatakse märkuse kirjutamise plokk. Märkuse saab esitada kas kogu taotlusele või näiteks ainult elamu kohta. Valime meie siin elamu ja märkuse eesmärk võib olla kas lahendamiseks, kooskõlastan ja läheb haldusaktile, haldusaktile kooskõlastan tingimustega või haldusaktile märge, et ei kooskõlasta. Ükskõik millise valiku tegemise järgselt saab märkuste väljale kirjutada, mis põhjusel selline eesmärk on valitud. Et kui on lahendamiseks, siis näiteks paneme, et palume lisada spetsiifi. Kui märkuseid on rohkem või soovitakse mingile dokumendile vihjata, mille alusel parandusi on vaja teha, siis saab märkusele lisada ka faili. Nupule vajutamise järgselt avatakse aken, mille kaudu saab faili lisada. Võtame siit ühe suvalise PDF-i, lisan ja see fail tuli siia. Paremal pool salvestan nupule vajutamise järgselt salvestatakse see märkus ära. Seda märkust saab plussist avada ja miinusega sulgeda. Siin kuvatakse, millisel ringil see märkus on tehtud, mis oli märkuse objektiks, milline oli märkuse eesmärk, kas lahendamiseks või läheb ta haldusaktile ja edastus, kas märkust edastatakse või ei edastata taotlejale lahendamiseks. Et noolekesed tähendavad edastamist ja kui need on sellised sinakad tooni aktiveeritud, siis see märkus läheb, kui taotlus tagastatakse täiendamiseks. Ja kui on rist valitud, siis seda märkust ei edastata taotlejale. Kuni märkuse edastamiseni saab seda märkust ka muuta. Kui läks midagi valesti või ei ole enam asjakohane, saab selle märkuse ka ära kustutada. Oletame, et ma valin praegu selle, et ma edastan. Nii. Siis märkmikus märkmete tegemiseks on pliiatsiga muudan nupp. Sellele vajutades avaneb aken, kuhu saab kirjutada. Kaasa naabrid igakordselt menetlusse. Oletame, et on iga ringiga, mis esitatakse, on kokkulepe kellegiga, et tuleb neid uuesti ka kaasata menetlusse. Salvestan märkme nupu kaudu saab selle salvestada. Kui on mingeid dokumente vaja lisada, siis kirjaklaambri kaudu saab ka siia faile lisada. Siin lisan jälle ühe PDF-i, et näidata, kuidas see välja näeb. Nii, fail tuli juurde, lisan. Ja siia alla reale tekkis silmake, vaatan lisatud manuseid. Et saab neid faile siia märkme juurde siis lisada ja salvestada. Kui ei ole enam asjakohane see märkmed, siis vajadusel saab ka need ära kustutada. Kustutan nupule vajutades. Sisekommentaaride vahelehel
saab kolleegid kaasata menetlusse. Kommenteerijate loetelu koosneb asutuse töötajatest. Oletame, et ma siin saadan Annelile kooskõlastamiseks, valin talle ühe kuupäeva ja lisan. Ja tuli kolleeg siia loetellu. Kolleegil saab ka kutset värskendada, oletame, et ta on 24. on veel puhkusel, aga ta kindlasti on tööl, ütleme 28. siis saab kuupäeva muuta ja uuendan ära. Üle 10 päeva ei saa see olla. Natukene, vaatame, kas 27 muutub. 27. siis Anneli saab nüüd seda kuupäeva vastata. Nii. Nii, ja nüüd jääme siis ootama, kuni kolleegid siis teevad märkuseid.